Ja tere tulemast vaatama podcasti Elusama elukeskkonna poole. Jällegi Madis Vasser, Henri Holzmeier. Täna siis pühapäeval filmituna teatud põhjustel ja jututeemadeks sellest, kus me oleme käinud see nädal ja kuhu me läheme järgmine nädal ilmselt või mis. Jah, kus käidud, mis tehtud, kuhu lähme. Võib-olla enne sellest siis, mis toimunud on vahepeal viimase nädala jooksul? No miks me filmime seda seekord pühapäeval, mitte klassikalisel reedel, nagu meil on harjumuseks saanud, osa on minu põhjustatud, sest ma olen olnud lausa 2 erineval mingisugusel võrgustumis- ja kaasamisüritusel erineval siis ja ei ole saanud internetti. Väga lihtne. Mis näitab, et jube palju huvitavaid algatusi toimub. Ma ilmselt väga detailselt ei saa rääkida ühestki neist, aga üldiselt võin nagu kirjeldada, et üks üritus oli siuke, kus arutleti, kuidas saaks ikka teha siukest rohepööret ja nagu firmasid kaasa tõmmata ja riigisektoreid ja vabaühendusi kõiki nagu suure ühtse nagu vihmavarju alla nii-öelda. Sellest kuuleb täpsemalt kuu lõpus kindlasti. Aga neil oli siukene viimane suur koosolek veel enne siukest suurt avalikustamist, siis ma käisin seal ka küsimas veel viimaseid hästi kriitilisi küsimusi, et kas ikkagi on tagatud see, et asi ei lähe rohepesuks kätte ära. Jah, kuidas palju on jah, et kui me nüüd roheprobleemidega tegeleme, et kust maalt see päriselt probleemide lahendamine on või kust maalt me emissiooni suurendame oma nii-öelda rohelise tegevusega. Kas said ka häid vastuseid? Ma arvan, et sellel asjal on potentsiaali, et ma ise küsisin mitu korda, et aga mis teeb sellest algatusest nagu teistsuguse algatuse kui kõik varasemad algatused, mis on üritanud täpselt sama asja teha. Ja see vastus oli, et äkki nüüd on see aeg õige, et varasemalt oligi võib-olla liiga vara, et inimesed ei saanud üldse aru, kui sa lähed mingisuguse ettevõtja juurde, et nüüd peab hakkama ringmajandust tegema. Et siis oli lihtsalt nagu tühi pilk inimeste silme ees, et nüüd vähemalt juba teatakse, et see on see värk, peaks vist tegema, aga me hästi ei oska. Ja siis see algatus nagu üritab siis tõmmata inimesi kaasa ja päriselt näidata, et okei, aga teeme kellegiga peale nagu katse ära, võtame mingi suur firma ja päriselt proovime teha seda keskkonnasõbralikumaks. Saame näha, mis sealt saama hakkab. Aga nagu need eestvedajad on väga võimekad inimesed, nii et mul on väga elevil olen, et see asi areneb. Kõlab väga põnevalt, kui Madis ütleb, et sellisel asjal on potentsiaali, siis no vaatame huviga. Tahaks küll veelgi teada. Ja kus sa veel käisid? Ja teine üritus oli kuidagi teistpidi, et seal olid rohkem koos, ütleme, et kui esimesel üritusel olid koos keskkonnakaitsjad, siis teisel üritusel olid koos looduskaitsjad. Kas sina tead, mis on nende vahe? No kui ma nüüd definitsiooni poolest ei tea, kui ma peaks pakkuma, siis keskkonnakaitsja kaitseb üldiselt meie elukeskkonda, sinna kuulub nii puud, põõsad, loomad, kliima, puhas õhk, puhas vesi. Aga kui tegu on looduskaitsega, siis kaitstakse just sellist loodust, mis on inimese poolt puutumata, mis peakski selliseks puutumatuks looduseks jääma, mis ongi nii-öelda Sooma rahvuspark näiteks, eks, kus ei võetagi mitu sada aastat pole ühtegi vist puud raiutud või kuidas see täpselt on. Sain ma õigesti pihta? See on päris hea kirjeldus, jah. Et seal olid inimesed, kes on pikalt tegelenud selle valdkonnaga. Tulid ka kokku siukene üsna huvitav, peaaegu pooljuhuslik valik inimesi, et ei olnud üks organisatsioon või üks valdkond, vaid siukene siit-sealt ja kuidagi ka mina. Ja siis me ka arutasime, et mida saaks teha siukse suurema muutuse saavutamiseks ja meil tuli jälle paar ägedat mõtet, millest ma ei julge rääkida praegu süvitsi, aga need jällegi mulle endale hakkasid väga meeldima, et võib-olla on võimalik nagu natuke süsteemi häkkida, et tuua natuke uusi tuuli
noh, sihuke kasutu info sulle, et käisin kuskil, oli äge, aga üks asi küll, mida ma sain sealt, mida ma mõlemat ürituselt sain või küsisin tihti, oli nagu erinevate mõistete nagu mingid eestikeelsed tõlked. Et see oli, ma eriti tundsin seda hiljuti, kui ma kirjutasin ühte arvamuslugu, mis ilmub Müürilehes septembris. Aga et jube keeruline on mingitest asjadest rääkida, sest selle kohta ei olegi Eestis ühtegi head sõna. Näiteks sa kindlasti oled kuulnud sellest, et on süsiniku offset, et kui sa lennad lennukiga, on ju, siis sa tahad heastada seda, siis sa ostad sihukest offseti, et umbes, et keegi istutab kuskil puid. Aga kuidas sa eesti keeles ütleksid sõna offset? Teises kohas tasakaalu tagasi toomine. Väga hästi ütleks. No vot, ma piinasin mitu inimest selle küsimusega ja keegi ei teadnud, kas on üldse mingisugune ametlik termin. Ja siis nagu jutu käigus me jõudsime selleni, et võib-olla parim eestikeelne termin on sihuke süsiniku korvamine, et sa nagu oled teinud ühes kohas kahju ja siis sa üritad seda kuidagi heastada. Mine tea. See sõna keeleliselt tundub nagu relevantsem või nagu asjakohasem, et justkui vihjab sellele, et tegu on millegi halvaga. Kui ma ütlen lihtsalt offsetting inglise keeles, siis on nagu, teeme nüüd teises kohas teistmoodi ja kõik on korras. Siis kõlab natukene nagu positiivselt. See mingi uhke ingliskeelne termin ja see peab olema hea. Aga kui sa räägid eesti keeles, siis juba nagu annab rohkem edasi seda sisu, et ma tegin midagi halba, las ma nüüd korvan selle nii palju kui võimalik. Ja teine märksõna, mis oli mul vaja, ma tahtsin kirjutada sellest, et tulevikus energeetika probleeme aitab väga hästi lahendada see, kui energeetikas või energiat kasutada vähem. See on inglise keeles olemas ilus sõna energy descent. Et sihuke tahtlik või siis tahtmatu nagu energiasisendi vähenemine ja jällegi otsin eesti keeles, et kuidas seda tõlkida. Pidin, mis see pakkumine oleks? No, mägi ronimisest descent on vist nagu laskumine või kõrguse kaotamine või alla poole liikumine. Jah, energia tarbe vähendamine, pisendamine ei ole see. Selle ajurünnaku ajal on kõik variandid on lubatud. Okei. Jah. Kohe ei tule. No vot, mina jõudsin lõpuks selleni ka selle mägeronimisloogikani, et kui sa tuled mäest alla, siis sa pigem ei kuku alla või sa pigem ei tahaks kukkuda alla, sa tahakski nagu tulla või laskuda. Aga kui rääkida energiasüsteemi rahustamisest või nagu minimaalsetest vajadustest või see pole, muidugi läheb mingist teiseks terminiks kätte ära, aga rahu. No ei peagi otse tõlkima, võibki olla mingi siukene rahulik, see eeldaks, et ta praegu oleks hullult ärev siis. Okei. Ja see ei ole võib-olla õige. Küsisin see ekspertidelt ka ja Eesti Keele Instituut ütles, et ei tohi öelda energia laskumine, sest energia ise ei lasku kuhugi. Energia kasutus või tarbimine laskub või väheneb. Ja siis üks inimene ütles, et tema on kasutanud sellist terminit, et tõlkinud seda nagu energia kõdumine, kuidagi vaikselt niimoodi jääb vähemaks midagi. Tekib mingid orgaanilised protsessid ühiskonnas toimuvad ja siis energia kasutus väheneb selle tõttu. Minnakse maale elama näiteks. Võib-olla, jah, kuigi täna ma jälle arutlesin ühe inimesega, kes ütles, et maal on vaja nii palju autoga sõita, et see ei ole üldse keskkonnasäästlik. Kuidas mis kuskil tõmbab ja kutsub? Need on keerukad küsimused. Aga moraal on see, et kui kellegi tuleb häid ideid, kuidas tõlkida neid termineid, siis kirjutage mulle, mul on päriselt vaja. Ja.
okei. Koosloomeprotsessidest, kui sõnu saab luua, saab ka teisi tegevusasju koos luua. Mis mõtteid sellega seoses on? Ja see oli üks märksõna, mis ma panin kirja, mida tahaks veel hingelt ära saada, kui täna on niisugune pihitool. Ja tegelikult see nagu seostub võib-olla rohelise liikumise tegevusega. Kui me teeme uue projekti, siis ma pakuks välja, et see projekt võiks olla selline, et see õpetaks meile või me õpiks mingisuguseid ägedaid meetodeid, kuidas koosloomes lahendada keerulisi probleeme. Et täna ma olen alati rääkinud väga palju õiglasest üleminekust ja Ida-Virumaast ja põlevkivist, aga tulevikus, kui me päriselt tahame suurt süsteemi muuta, sest tundub, et meil muud varianti ei olegi, et siis see tuleb teha nagu väga paljudes erinevates sektorites. Ja jällegi siin on üks huvitav meetod, mida ma olen näinud või saanud pisikese koolituse, jällegi ilma tõlkimata inglise keeles on stretch collaboration, kuidagi nagu välja venitatud koosloome või koostöö, mis algab hästi huvitavalt, et nende põhisõnum on see, et igasuguseid konflikte tuleb nagu tervitada ja mitte karta neid, vaid hakatagi nendest pihta, sest need on kõige olulisemad. Et tavaliselt, kui sa näed kuskil mingit arutelu või jumallauda, siis tihti üritatakse teha niimoodi, et keegi jumalast tülli ei läheks omavahel. Siis need jumallauad ei jõuagi kuhugi. Ja, praegu mõttes, kui üritan seda visualiseerida, see tundub nagu hästi loogiline see stretch, et meil on mingi nagu sihtpunkt, kus me soovime kõik jõuda, igal ühel on oma arvamus kuskil nagu kaardi peal mingi ringis või mõnel on väga kaugel, siis paneks ühe kummi kõigi nende ümber, et me võtame nad vägisi ühegi ringi, mis sest, et see ringi võib väga suur olla, siis hakkame nagu tooma mingisuguse ühise sihi poole. Ja see koolitus, mille mina sain, oli suht lühikene, aga selle pealkiri on umbes see, et kuidas teha koostööd inimestega, keda sa ei usalda või kellega sa ei nõustu. Et ma arvan, et neid nagu arutelusid meil tuleb hästi palju, et kui päriselt nagu peaks keskkonna hoidmise nimel näiteks puidusektor hakkama muutuma, siis see tähendab, et seal on väga palju arutelusid, ma ei tea, transpordisektor, põllumajandus ja nii edasi. Ja nagu makro nagu tasandil on osaliselt see ka nagu paratamatus, et nafta tootmisvõimekus väheneb, ühiskond kuskilt maalt peab paratamatult kokku tõmbama ja kui inimesed oskavad targalt kokku tõmmata, ka võib-olla sellist ebameeldivas olukorras koostööd teha, kus ühel teisel on valu, siis selline asi võib kindlasti kasuks tulla. See oli mu Müürilehe artikli point ka, et mida varem me neid valikuid teeme, seda rohkem valikuid meil on. Mida hilisemaks me selle jätame, et me ei taha sellest täna rääkida, ikkagi me peame mõtlema tänastele töökohtadele, siis seda vähem sul on nagu hiljem neid valikuid või sul lähevad nagu, kui täna läheksid võib-olla pooled töökohad, siis hiljem lähevad kõik. Sellised ongi valikuga. Et sellele sisendmõtteid. Mõtlen praegu metsasektori peale, et ma vaatasin seda metsameelevalduse intervjuud. Millist? Kes? Jaa, okei. Millest? Liina Steinberg Postimehes vestlus siis Eestimaa metsade olukorrast, metsameelevaldusest, kohe meelevalduse juurde jõuame. Aga üks fakt, mis välja tõi, mis Aveliina Helm oli arvutanud, et riigimetsades praeguse raie intensiivsuse juures raie küpset metsa jätkuks järgmiseks 10 aastaks. Siis kui mõtlen, et oletame, et metsa meelevaldustel ja metsakaitsjatel ei õnnestu RMK-d ümber veenda, et strateegiat ümber mõelda ja olukorda muuta, siis ilmselgelt ka nagu RMK-l ja sealsetel inimestel oleks sellist koostöövõimekust tarvis ka 5-10 aasta mastaabis juba. Jah, kui nad on valmis nendeks kõnelusteks.
ja kui ka teised osapooled oskavad siis neid kõnelusi teha, et seal ongi igas valdkonnas on nagu üks mingi võtmeküsimus, tundub, et põlevkivisektoris on võtmeküsimus on, et millal me väljume põlevkivist. Metsandussektoris on see, et kui palju aastas tohib tihumeetreid raiuda, et see paneb paika kõik muu. Ja kui sellest ei alustata või sellest ei räägita, siis see kõik muu on, et sa võid öelda küll, et jah, me hästi palju hoiame elurikkust, aga kui sa samal ajal ütled, et me raiume oluliselt üle selle soovitatava koguse, siis su jutt on üsna nagu raske uskuda seda. Jah, et asja kaks asja ei käi lihtsalt kokku. Aga edasi minnes selle sama teemaga, siis 16. august, järgmine pühapäev praegusest ajast, siis täpselt nädala aja pärast toimub üle-eestiline metsameeleavaldus. Märtsikuus metsakaitsepäeval, ülemaailmsel metsapäeval, vist metsapäev, pidi toimuma suur meeleavaldus, aga see jäi ära koroona pärast. Nüüd on küll teine laine tulemas, aga ehk saavad meeleavaldused siiski toimuda. Väga erinevates kohtades, Jõgevamaal näiteks Kääpas, Kääpa maastikukaitsealal, Tallinnas Toompea lossi ees, Viru rabas, Tartus Ihaste kogukonna metsakaitse on väga relevantne, seal toimub, aitame kaaskorraldada meeleavaldust. Ja Padisel üle 15 koha üle Eesti, kus kohalikud inimesed, kohalikud kogukonnad, metsakaitsjad, looduskaitsjad ühendavad jõud, et rääkida Eesti metsade seisundist ja tuua teema avalikkusteni ja küsida ka poliitikutelt, nagu ma aru saan, et kuidas siis edasi minna või nagu poliitikud, mis te arvate, et näete ju, et olukord ei ole päris rõõmustav? See on, jah, ma saan aru, et seal on kaks põhjust, miks on selline formaat valitud, et üks ongi, et kindlustada ennast koroonapuhangute eest, et inimesed saavad olla hajutatud, ei ole ühes kohas koos. Ja teiseks ka see, et siis on võimalik nagu pöörata tähelepanu sellele, et selliseid metsaründeid toimub üle Eesti igal pool. See ei ole ainult ühe või teise väikse koha probleem, et see ongi üle-eestiline niisugune operatsioon. Ja mina katsun ka minna sinna Ihaste metsa juurde, sest seal on väga huvitav näide sellest, kuidas tavaliselt me kuuleme, et riigimetsas midagi toimub, aga toimub ka erametsas väga palju ja Ihaste näide ongi just sellest, et kelle nagu huvid siis lõpuks peale jäävad, kas eraarendaja või kogukond, kes on arvestanud, et see mets on alati seal. Jah. Mina tulen ka Ihastesse. Tartu linnas elanud mõnda aega, siis sealne mets on tõesti, ta on olnud justkui hingele kohutus ajal, mil käin linnas ühest otsast teise otsa. Müra, liiklus, sellest see on nagu sealne metsas käik vahepeal, see on väga, väga hästi taastanud ja sellist kohta nagu Tartu linnas, kus lihtsalt ligipääseks, ka sellist teist kohta ei olegi. Ja ma saan aru, et tulemas on ka mitte ise ainult Ihaste inimesed, vaid see on ikkagi paljuski ka Tartu linnaelanike küsimus ka. Mis veel, mis ma välja tooks, ma hiljuti rääkisin teie papaga, kes ka ise metsaomanik on ja jälgib siin, kuidas siin piirkonnas siis, kus me elame, metsa tehakse. Ja täiesti nagu tema jaoks on täiesti absurdne, kui ta vaatab lageraie piirkondi, kus tee ääres, kui riigimetsast on metsa võetud, kunagi oli selline normaalne palk oli ikka rajuti, kui see on 30 sentimeetrit läbi, 40, 50, 60. Siis tänapäeval paljust metsast võetakse selliseid 16 sentimeetriseid kaikaid. Nagu keskmine palgi suurus on äkki 22, 23, 25 heal juhul. Ja
ja mis see näitab, on see, et juba kui täna peab sellist metsa raiuma või täna sellist metsa raiutakse, siis seda metsa tagavara ei saa ju väga palju olla. See on mets, mis vabalt võiks 10 aastat, 20 aastat kasvada, enne kui ükski metsamees peaks sinna peale minema, et reaalselt tihud maha võtta sealt. Seda räägiti seal looduskaitsjate kohtumisel ka, et ega naljalt ei leiagi Eestis siukest üle 40 aastast metsa, et keskmine vanus on nii madal juba. Ja kuigi nagu statistikasse kuskilt võid välja lugeda, et Eestis on ikkagi täitsa mitu protsenti hästi vana metsa ka, seda, mida tavaline inimene kutsuks päriselt metsaks, et siis see ei ole kuskil ühes kohas koos, et see on killukene siin, seal kuskil teises Eesti nurgas. Et see on statistika järgi on mets, aga päriselt enam ju ei ole. Ja statistika ei seda, see on igatepidi mõõdetav ja tõsindatav. Ja lisame Facebooki ürituse ka, kus on täpsem info ka Save the Forest manifesti, kus on välja toodud just, et miks see meeleavaldus toimub. Et mets ei saa olla ainult täna majanduslik väärtus, et me vaatame, kui palju selle eest raha saab, et me peame arvestama ka sellega, et see on kultuuriline koht, see on koht inimestele vaba aja veetmiseks, hinge kosutamiseks, see on osa loodusest, mitte midagi inimese kasutada, midagi, mis on inimeste ümber juba enne olnud, millega me peame arvestama, mis paratamatult, mis ka on osa meid ümbritsevast eluringest ja et nende väärtustega ka arvestada. Ja mina soovitaks kohale minna kindlasti neile, kelle jaoks see sõnum on väga õige. Kindlasti ka nendele, kes 100% kõigega ei nõustu, sest vist nagu kui sa võtad suvaliselt 2 eestlast, siis nad kunagi ei nõustu 100%, isegi kui nad on parimad sõbrad. Aga nagu siuke solidaarsus nagu ligikaudu sama teemat ajavate inimestega on hästi oluline, et mida rohkem inimesi nagu üldiselt nagu vihjab sellele, et metsanduspoliitikas võiks olla natukene muutusi, seda parem. Ja isegi kui keegi on täiesti vastu, et mis jälle mingi protest ja miks üldse kõik on nii hästi, et siis tasub kohale tulla, et võib-olla saada aru, et miks need inimesed seal on või mida nad tegelikult taotlevad. Et vahepeal jääb läbi meedia ka siukene hästi nagu viltune pilt, et arvestades seda, et iga nagu metsa kaitsmisloo peale on 10 PR-lugu, mis ütlevad, kuidas võimalikult kiiresti võiks maha saagida, sest see on, ma ei tea, kliimasõbralik ja majandussõbralik ja tulevased põlved nagu karjuvad kuskil, et võtke maha. Et tegelikult elu võib olla natuke teistmoodi. Ja see ühine diskussioon, see on tihti see, mis viib edasi ja aitab teist mõista. Üritustel on kutsutud ka poliitikud, omavalitsuste juhid. See on, eks ta on koht arutlemiseks, et eestlane oskab rahulikult meelt avaldada küll, võib-olla et isegi diskuteerida. Aga vahepeal võib-olla ka trummi mängida, kui ilm on hea. No, lõbus meeleolu käib asjaga kaasas. Võrgustumisest rääkisime, kui nüüd tuleviku nädalatel vaadata, siis on ka järgmine võrgustusüritus tulemas. Teatavasti tegutseb Eestis keskkonnaühenduste rindel kliimavõrgustik ja on tulemas uus kliimavõrgustiku kohtumine. Kliimavõrgustikust me vist siin saates rääkinud ole. Kliimavõrgustik on siis Eesti lihtsalt vabaühendusi koondav võrgustik, et kliimamuutustega tegeleda. Et saavutada Eestis suur kliimahüpe heas mõttes. Aga ma jätaks selle nagu jälle siukseks õrritajaks õhku, sest ma näen, et minu buss hakkab varsti väljuma ja ma pean selle peale jooksma. Aga paneme endale meeldetuletused järgmine nädal, võib-olla räägiks sellest. Või saame endale kellegi külla siia rääkima sellest. Ka võimalik.
jah. Okei, siis nii, vaata, et bussi peal vahepeal väike värsket õhku ka saad. loodame, et saan õhku ja mitte midagi muud. Jah. Okei, aga siis ilm on soe veel mõned päevad. Nautigem loodust, nautigem suve. Kohtume järgmine nädal. Ja ärge kuumarabandust saage. Jah. Ka oht. Lähen mööda ohust.